Tervist! Sel suvel möödus 80 aastat Eesti riigi hävingust. 23. augustil 1939. aastal sõlmisid Nõukogude Liit ja Natsi-Saksamaa mittekallaletungilepingu. Lepingule kirjutasid alla NSV Liidu valitsuse volitusel NSV Liidu välisasjade rahvakomissar Vjatšeslav Molotov ja Saksa valitsuse nimel Saksa riigi välisminister Joachim von Ribbentrop. Lepingut kutsuntakse ka Molotovi-Ribbentropi paktiks ehk MRP-ks. Lepinguga tehti Poola kaheks, Balti riigid ja Bessaraabia läksid Nõukogude Liidule. Soome läks samuti Nõukogude Liidule, kuid tänu talvesõjale jäi Soome iseseisvaks, kuid kaotas oma territooriumist Karjala. 1. septembril 1939. aastal algas teine maailmasõda, kui Saksamaa tõngis peale Poolale. Sõja puhkemine põhjustas Eestile majanduslikke raskusi ja selgus, et Nõukogude Liit on huvitatud vastastikuse kaubavahetuse laiendamisest ja transiidist. 12. septembril sõitiski Eesti Välisministeeriumi väliskaubanduse osakonna direktor Georg Meri uue kaubanduslepingu sõlmimiseks Moskvasse läbi rääkima. 14. septembri öösel saabus ootamatult Tallinna riidile sõjas osaleva Poola allveelaev Orzel ja soovis kasutada neutraalses riigis abi. Eesti võimud, kes tegutsesid Saksamaa kasvava surve all, interneerisid allveelaeva meeskonna, konfiskeerisid kaardid ja navigeerimisvahendid ning hakkasid relvastust demonteerima. Orzeli kapten Jan Grudzinski jättis mulje, et teeb koostööd, mis võimaldas allveelaeval lõpuks põgeneda, kui Nõukogude Liit 17. septembril Poolat ründas. Kapten saboteeris torpeedotõstuki nii, et mõned relvad jäid pardale. Öösel võttis laeva meeskond kinni 2 seda valvanud Eesti sõdurit, raius läbi sadama peamise elektrikaabli, mistõttu jäi sadam pimedusse, võttes Eesti sõdurid pantvangidena kaasa. Mõne minuti jooksul sõitis allveelaevaga Liiva madalikule. Eestlaste kuulirahe all andis Orzeli meeskond võimsatele diiselmootoritele tagasikäigu ning alus pääses madalikult lahti. Eestlased hakkasid Orzelit suurtükkidest tulistama, kuid see pääses sügavasse vette ja sukeldus. Orzel veetis järgmised 24 tundi liikumatult merepõhjas ning selleks ajaks olid nii Saksa kui Nõukogude laevastikud alustanud laiaulatuslikke otsinguid. Grudzinski jõudis Rootsi rannikule ja pani Eesti sõdurid maale. Nõukogude Liit aga kasutas olukorda ära, et tungida vaenuliku allveelaeva otsingute ettekäändel mitmel korral Eesti territoriaalvetesse ja õhuruumi. Välisminister Molotov teatas Moskvas saadik August Reile, et Nõukogude Liit laseb otsida Poola allveelaevaga Tallinna ümbruses. Järgmisel päeval teatas Rei vastuseks, et Eesti valitsus peab otstarbekaks, et Nõukogude Liit käivitab Poola allveelaeva otsingud. 19. septembril ilmusid Nõukogude sõjalaevad Aegna ja Naissaare juurde. Eesti-Vene kaubandusläbirääkimised Moskvas kestsid 10 päeva ja kulgesid soodsalt. Allveelaeva intsidenti seal ei arutatud. 22. septembril saabus Eesti välisminister Karl Selter isiklikult koos abikaasaga Moskvasse, et Eesti ja NSV Liidu kaubanduslepingule alla kirjutada. 24. septembril esitas NSV Liidu valitsus välisministrile aga ootamatult nõudmise sõjaväebaaside rajamiseks Eesti territooriumile. Ettekäändeks toodi Poola allveelaeva põgenemine nädal varem. Moskva süüdistas nüüd Eestit Nõukogude Liiduga sõjas oleva riigi abistamises ning nõudis Eestilt ultimatiivselt vastastikuse abistamise pakti allakirjutamist, ähvardades keeldumise korral sõjalise jõuga. 28. septembril sõlmiti NSV Liidu ja Eesti vahel Moskvas baaside leping. Lepingu tähtsaim punkt oli see, et Eestisse loodi sõjaväebaasid 25 000 Nõukogude Liidu sõjaväelasele. Päev hiljem esines president Päts seoses sõlmitud Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahelise vastastikuse abistamise paktiga raadiokõnega. Ta rõhutas, et sõlmitud leping ei riiva Eesti suveräänseid õigusi ja riik jääb iseseisvaks. 10. oktoobrini sõlmiti erilepped, mis täpsustasid vägede sissetoomist sõjaväebaasidesse ning maa-, õhu- ja merejõudude paiknemiskohti. 9. oktoobril algasid Eesti ja Saksa segakomisjoni läbirääkimised baltisakslaste ümberasumise detailide asjus. Leping ümberasumise kohta sõlmiti 15. oktoobril. Plaanitav massiivne ümberasustamisaktsioon toodi laiema avalikkuse ette 6. oktoobril 1939. aastal, kui Hitler pidas riigipäevast kõne, milles rõhutas vajadust Ida-Euroopa rahvuslik koosseis ümber organiseerida. Kõne polnud suunatud otseselt baltisakslastele, ent selles vihjati vajadusele erinevatesse riikidesse laiali pillutud saksa rahvusgrupid kokku koondada.
11. oktoobril saabusid Balti laevastiku sõjalaevad Tallinna. 16. oktoobril suleti Saksa koolid. Aja jooksul tabas sama saatus ka teisi sakslaste organisatsioone. 18. oktoobril avati Eesti ja Nõukogude vaheline maismaapiir. Punaarmee saabus Eestisse. Sissemarss maanteedel toimus kahel põhisuunal. Narva-Kohila-Keila kaudu Paldiskisse ja Haapsalu piirkonda ning Irboska, Võru, Pärnu kaudu Saaremaale. Raudteed pidi saabus 82 rongitäit vägesid. Samal päeval algas ka Balti sakslaste ümberasumine. Suur-Saksamaale ümberasumiseks oli vajalik kuuluda Saksa kultuuromavalitsuse rahvusnimekirja või saada rahvuskuuluvust kinnitav tõend Siseministeeriumist. 1939. aasta oktoobrist kuni 40. aasta maini asus Eestis Saksamaale umbes 13 500 elanikku. 1939. aasta lõpus lükkas Eesti valitsus tagasi ettepaneku lubada Eestis elama baasides teenivate Nõukogude ohvitseride perekondadel, keda oli kokku 5000 inimest.